Neljanda mänguvooru teine kohtumine peetud ning paras aeg on minna videopildi vahendusel külla sel hooajal Rapla meeskonda tüürinud Toomas Annukile. No tere, Tom, räägi, kus sa pesitsed? Nagu ma aru saan, siis sa oled kuskil, kus on rohi rohelisem ja taevas veidi sinisem. Ja, tere Siim, et selles mõttes on sul õigus, et taevas on sinine jah, et siin tuli alles lund ja siis tuleb päikest, et see kõik toimub siin Peipsi ääres mul maakodus Muste lähedal. No räägi, sa oled Peipsi ääres, kuidas Peipsil kalaga on, oled sa üldse kalamees ka, kui sa seal kõrval kohe elad? Mina olen see poekalamees, et meil on siin kõrval üks hästi kihvt talupood, kus kogu aeg värsket kala müüakse ja erinevad kalasaadused. Mul on siit, kõnnin sinna ja võtan sealt oma valikut. Et erilist kalamehe kirge mul pole jah, siin võib-olla viimased 30 aastat olnud. Lapsen ikka see proovida, aga sain aru, et ei näkka ja jätsin pooleli seekord. No sa oled läbi ja lõhki korvpalli fanaatik ja treener, et no praegu ju trenni anda ei saa, eks, et milline üldse praegu ühe kõrgliiga treeneri päevakava välja näeb? Sa tahad ka hommikust saadik teada, mis ma teen? No täiesti minuti pealt. Ja hommikul ma loomulikult magan nii kaua, kui võimalik on, sest hooajas seda luksust pole. Ja siis ärkan, millal märkan ja kuna mul on siin jõgi ukse all, siis ma olen juba mõnda aega nagu hommiku kohe külma vette hüppanud, et päevale siuke värske algus saada. Eks siis ikka loed uudised, jood kohvi, suhtled inimestega ja kõik sõltub ka ilmast siin maal, et kui on nagu korralik ilm, lubab õues tööd teha, siis nokitsed krundi peal midagi ja kui on selline ilm, nagu ta meil vahepeal on, eks siis tuleb toas hakkama saada ja raamatuid lugeda. Räägi, palju sul praegu üldse Rapla meeskonnaga Jaak Arbiga ühendust on, et kui tihti sa seal Raplas käid, olete te ikkagi pidevas sellises kontaktis? Ei, kontaktis oleme loomulikult suht igapäevaselt, et siin telefoni teel või neti kaudu ja Raplas ma olen siin iga paari nädala tagant käinud. Alles eelmine neljapäev saime Jaaguga kokku ja istusime ja käisime söömas ja arutasime mingeid asju. No räägi, mis tuuled Raplas praegu puhuvad, nii palju kui sa valgustada saad? Seal ikka korvpallituuled nii kogu aeg on, üks kord ühelt poolt, teine kord teiselt poolt, et praegu kui korvpallikoolist rääkida, me just arutame, kuidas nüüd nendes leevendatud tingimustes noortega treenima hakata, et välisväljakud, mis meil seal Raplas on, kuidas neid rakendada ja kui suurte gruppidega ja kuidas treenerid valmis on ja selline arutelu on hetkel meeskonna koha, et midagi konkreetselt siin praegu ei ole. Et midagi ääri-veeri oleme mõtted mõlgutanud aga konkreetsust veel ei ole, et eks see kõik sõltub siin nüüd suve jooksul saame selle meeskonna koha pealt targemast, kuidas ja mis tasemel asi edasi läheb. No räägime sellest PAF Eesti-Läti liigast ka veidi. Teist aastat siis koos lätlastega nüüd mängisime. Räägi, sinu hinnangul on see liiga loomine ennast seni õigustanud? Ja absoluutselt, mina olen väga selle liiga poolt, et kusjuures seda võib-olla paljud ei usugi, et Aivar oli veel peatreener siis alati bussireisidele, kus me Lätist tulime tagasi või Leedust, kus iganes me, see oli juba 4-5 aastat tagasi, me arutasime omavahel, et võiks selline liiga tulla, et rääkisime Jaagule ka seda, et mingil määral see Eesti liiga oli sel hetkel ammendanud ennast, et ühed samad vastased 4 korda aastas tühjad saalid enamasti, et meil Kuusmaga see mõte nagu käis päris sageli läbi, et see võiks olla nagu järgmine samm ja õnneks ta nüüd on sinnamaani jõudnud juba teist aastat. No Rapla meeskond enne hooaja lõppenuks kuulutamist ju ikkagi väga kindlal play-off positsioonil nii PAF liigas kui ka Eesti meistrivõistlustel, et kui kahju sul peatreenerina isiklikult sellest on, et see hooaeg sellise lõppu sai, arvestades, et tegelikult teil oli päris hea lähtepositsioon mõlema liiga play-offiks? Ja eks loomulikult kogu see töö ja protsess käib ikkagi selle hooaja lõpu nimel, et võimalikult palju ja neid häid emotsioone koguda, just mida need play-offid ja pingelised mängud kindlasti ka kevadel rohkem pakuvad kui regulaarhooajal, et ilmselgelt ütlemata kahju on sellest, et see niimoodi seekord läks. No kindlasti sellist poolikut hooaega on väga raske kokku võtta, aga võib-olla paari lausega, kuidas sa selle hooaja just eelkõige esialgu võistkondliku poole pealt kokku võtaksid? Suurt nagu põhjust nuriseda pole, et tegelikult meil oli ikka päris rasked hetked siin ja olukorrad, et erinevad traumad ja natuke see komplekteerimisraskused mõnele positsioonile, aga meeskond ja mehed ja kõik taustajõud olid väga tublid ja mingid kurtmist ei olnud, et kõik said aru, et mis meie eesmärgid on ja selle suunas me nagu ka liikusime, et loomulikult, et ideaalist asi kaugel, aga pigem nagu positiivne on see tagantjärgi mõeldes kogu see hooaeg, et
oli häid hetki, mõned põrumised, need käivad asja juurde, et ja nagu hooaja lõppu suhtes me olime ka optimistlikud, kuna siin paar olulist mängijat olid tagasi tulemas, et ma usun, et meil oleks päris pikk nagu see sügav pinkond ja põhikoosseis ja kõik oleks nagu võrdsed. No räägi selle aasta legionäridest ka veidi. 2 ameeriklast, Williams, Glenn, lätlane Ilins ja leedukas Saalis siis enne lõpetamist olid koosseisus. Natuke neist meestest ka, kellega rahul jäid, kellega võib-olla nii mitte. Et kuidas nende meestega sel hooajal täkkesse või mitte täkkesse läks? Eks nad olidki nagu erinevad, et suures plaanis nagu etteheited neile kellelgi pole, et eks iga mees oli oma hinda väärt ja et Glenn siin enne oma traumat oli nagu päris heas löögijoos, et pea seda tal väheke võttis aega, eks ta oli ära ehmatanud, et tal hüppeliigese vigastus oli, mis tema jaoks oli nagu elu-surma küsimus, et peale seda võib-olla natuke ta oli nagu rütmist väljas, aga ei, suures plaanis nagu temaga võib rahul olla, et loomulikult ruuki ja puudujääke, millega tegeleda jätkus igapäevaselt küll, et see on erinevad kaitsemängude detailid ja asjad, et seal on tal veel arenguvaru meelt, ütleme nii. Aga rünnakul ja korvi all talle müra ta meeldis ja ta selle koha pealt on nagu see korvpallivaistu ja sina tal oli, et lauavõitlusest rääkimata, et need numbrid olid nagu päris okei meeskonna jaoks ka. Williamsi nagu üks pluss oli kindlasti see, et ta oli juba Euroopas mänginud ja me saime nagu päris okei taustainfo erinevalt treenerit nii Portugalist, Ungarist, Montenegrost. Ta oli ka täitsa okei skoori, aga tal koha peal ikkagi selgus, et need põlved ei olnud päris need, mis lubaksid võib-olla mängida stabiilselt, agressiivselt ja kiiret, mida ta nagu tegelikult kunagi on teinud. Et ta oli ka selline stabiilsusest ja vajaku, ütleme nii, ta võis panna seal 25 punkti ja järgmine mäng võttis üldse 4 iset. Et eks, aga ta oli selles mõttes okei, nagu koostööaldis, et temaga sai videos ja vaadata, et suhelda ta oskas treenerit ja ta oskas väga nagu head muljet jätta, see oli tal väga natural talent, et ja ei saa ka midagi nagu kurta ikkagi, eks ta ikkagi mingid mängud tõi meil väga raskest olukorrast välja ja viskas sisse ja enesekindlust tal oli omajagu, et nüüd nagu Ilinsist ja Saalisest rääkides, Ilins ikkagi meie jaoks oli nagu kohalik mängida selle liiga kontekstis, et ühte tagavara ikka meil oli vaja ja ta oli saadaval ja üks aeg võib-olla jäi väikseks, et teda nagu maksimaalselt osata kasutada. Aga Saalise tulek oli pigem seotud Eeriku nagu taastumisprotsessi venimisega, et lootsime Eerikut väga kiiremini tagasi saada ja kuna ikkagi arstidelt tuli signaali, et see natuke läheb loodetust kauem, see võtab aega, siis meil tuli leida selle koha peale nagu võimalikult sarnane mängija. Et treenimees oli tubli ja trennis oli ta kindlasti väga muljet avaldav, et pigem mängudes jällegi noor kutt usast tund. Tal oli sellised kohanemisraskus, et ta võis mängida väga hästi ja täiesti ära kaduda ja seal tal oli mingid muud faktorid ka, mis mõjutasid tema mängu mõnikord. Kui tulid vanemad saali, ükskord Leepas meenub, et kes poolt teda viisast mängimas näinud, siis oli selge, et siis läks seal kõvaks tõestamiseks selles mängus, aga meeskonnale see pigem oli natuke kahjuks seekord. Aga ei, ta oli väga okei vend ja süke intelligentne ja hästi hea suhtumise kutt oli. No räägi võib-olla tagantjärele veel, kas selline mõni huvitav legionär käis teil veel läbi selles suhtes läbirääkimiste osas, et kas enne hooaja keskel, et selliseid huvitavaid nimesid, kas oli sel hooajal, keda võib-olla siin võiks korvpallisõpradele välja tuua? Konkreetselt veel läbirääkimiste faasi võib-olla jõudnudki, aga päris pikalt me seirasime seda James Batemani Ogrest, et ta oli meil kaua laual, aga kuna sel hetkel me tahtsime kõigepealt leida selle number 5 korvi alla, siis ta korraks jäi meil kõrvale ja loomulikult nii hea venn napsati kiiret ära ja Ogre pani temaga ikka väga täkke ja juba kui Batemanist rääkides, siis ma alles siin eelmine nädal tegin scouting ühe Bundesliga meeskonna jaoks tema kohta, et ta oli, ma usun küll, üks selle liiga nagu värvikamad ja stabiilsemad tagamängijaid ja nagu ma usun, et ta lendab päris kõrgele siit edasi. Veel käis läbi meil see Ventspilsi Swords, aga see oli selline jah, et pigem agent väga kõvasti surus meile, aga juba sel hetkel oli veel tagalinn nagu üpris paigas, et me ei näinud nagu pointi tuua. Loomulikult jälle väga hea mängi, hästi hea suhtumisega olen kuulnud treenerit ja kõik, aga meil lihtsalt sel hetkel nagu otsest vajadust enam polnud.
eks need nimesi käis nii palju läbi, et kõiki ei mäletagi, et Eesti omadest rääkides siis suht nagu kõik need mängijad endale saime, keda me Jaaguga siin plaanisime hooaja lõpus ja suve alguses endale tuua. No kuidas edasi, kas kui nüüd Rapla jätkab kõrgemas sarjas, mis ma usun, et ikkagi saab olema, kas sina, Tom, sellisel juhul ikkagi peatreenerina järgmisel hooajal oled jätkamas? Ei, seda ma ei oska hetkel kommenteerida, eks. Need arutelud on veel ees, et miks mitte, kui pakutakse. No kuidas treeneritel praegu seis on? Ma usun, et treenerid omavahel ju ka kindlasti suhtlevad, et on räägitud, et mängijad peavad siin ligi 5 kuud ilma palgata edasi elama, et kui raske seis sinu hinnangul praegu treeneritel Eeris on? Ei, ma kõigi eest ei oska rääkida, et ise otseselt nagu ei kurda, et kuna treeneri tasu on nagu ametlik palk ja sealt vist tulevad mingi riigitoetused ka sinna sfääri, siis saame hakkama. Et kindlasti mingil määral on sissetulek vähenenud, aga pole nagu põhjust kurta. No, sa oled rääkinud, et üks sinu eesmärke, kui sa ka peatreeneriks asusid, et sa tahad kindlasti Rapla maakonna poiste hulka esindusmeeskonnas tõsta, et sinuga siin alles hiljuti rääkisime ka, et sisuliselt viimase 10 aasta jooksul Rapla oma süsteemist on tulnud esindusmeeskonda vaid Gregor Ilves. Et kas sa näed, et see on teostatav, mis selleks teha tuleks, et see hulk hakkaks aina kasvama? Jah, ei, see eesmärk on endiselt ja nagu need arutelud või nende asjadega me siin üritame kuidagi hakkama saada igapäevaselt, suhtleme siin Indrek Ruudu ja Jaaguga ja et kuidas see nagu parim võimalik tee leida, et algfaasis on see Rapla nii-öelda korvpalliakadeemia käivitamine, kus eelmine aasta esimesed poisid tulid üle Eesti, kelle seal mõned on nagu päris huvitavad tuleviku perspektiivis ja jah, sul selles mõttes on õigus, et kui võtta nagu Rapla korvpallikooli enda produkte, kes nagu nüüd on pääsenud rotatsiooni, siis Gregor on selline esimene, kes miniklassist kuni sinna meesteklassini on välja sammunud, et on käinud erinevad poisse nagu meeskonnast läbi, aga nad on pigem olnud sellised tublid spordipoisid, kellel võib-olla korvpall ei olnud see kõige esimene eesmärk, et igatahes me tahaks, et need lisaks Gregorile nüüd iga aasta 1-2 poissi ikka tuleks sinna, kes suudavad ka ennast pildile mängida. Kui see eriolukord meil nüüd ühel hetkel peaks läbi saama, siis milline sinu suvi välja hakkab nägema? Kas hakkad Raplas siis nendele noortele meestele nii-öelda neid individuaalseid treeninguid andma või kuidas sa oma suve läbi oled mõelnud? Ei, seda kindlasti just eile Jaaguga rääkisimegi, et kuidas nagu seda nüüd edasi, et kui on need 2 grupid või 4, et ja need poisid, kes juba see aasta meeskonna treeningutel osalesid, 2002-2003 poisid, et tuleb esimesed võimaluse rakkesse panna ja korralikult nendega treenima hakata nii palju, kui antud hetke olukord ja tingimused lubavad. Ma usun, et isegi juba enne suve me alustame treeningutega siin, loodetavasti mai keskpaigast, hiljemalt 1. juunist ja suvi läheb kindlasti nüüd treeningute tähele, et puhkus on juba ära peetud selleks aastaks. Ja kui me tuleme sinu persooni juurde konkreetselt, kui sa eelmisel aastal peatreeneriks said, siis tegelikult ju oled sa minuga nõus, üsna loogiline jätk, sa oled treeninud noori, sa oled treeninud naisi, sa oled olnud nüüd päris pikalt abitreener, et tegelikult kuidagi kõik nagu loksus õigel hetkel paika. Jah, mina olen kogu mõelnud, et ühe treeneri nagu see käekäik või karjäär võiks nagu selliste sammudega läbi käia, et alati on mingid erandid, eks ole. Aga ma olen pigem nagu seda meelt, et kõik need läbikäidud etapid ja alates noortest minikorvpallist kuni sinna peaklassini ka tüdrukutega tegeleme naistega, et need on absoluutselt kõik ainult korralik pagas, mis on kaasa võtta, millest edaspidi lähtuda ja õppida. Julged sa öelda, et sul on ikkagi tegelikult kogu aeg meeles mõlkunud, et ühel hetkel võiks see samm tulla, et kuskil kõrgliiga klubis pealik olla? Jaa, täitsa kindlasti. Aga ootasid sa, et see niimoodi ootamatult sulle kaela sajab? Seda nüüd kindlasti mitte. Ja see oli pigem selline mitme asja kokkulangevus, et kui Jaak lõpus tuli selle jutuga, et kõigepealt kui Aivar nagu lahkus meeskonnast, et kas ma oleksin nõus treeningutega jätkama, ma ütlesin, ilmselgelt, et see Rapla nagu on nagu nii oluline minu jaoks, et ega ma ei ütle nende meestele, et kuule, vaadake ise, kuidas hakkama saate, et ma olen ka minema. Ja ikkagi esimene pakkumine oli see, et võtan treening üle ja siis mingi 2-3 nädalat need treeneri otsinud käisid, kui Jaak tuli selle jutuga, et pane siis nüüd hooaja lõpuni edasi ja sel hetkel loomulikult olid juba mõned võidud ka ja polnud põhjust ju ei öelda.
no paranda mind, kui ma eksin, 8-9 aastat umbes oled sa nüüd Rapla värve seal kandnud. Me oleme sellega kõik väga ära harjunud, et sa oled nagu selline Rapla oma mees juba. Näed sa ennast üldse kuskil teises Eesti klubis praegu toimetamas? Siin never, aga hetkel nagu ma ei näe küll põhjustatult ühegi teise koha vastu vahetada Eestis. Räägi, on sul välismaa varianti ka olnud? Nagu konkreetset varianti, kui sa mõtled, ei ole. Eks siin käin mingid arutelud. Kunagi oli ühe USA high school'i selline, kus nagu ka Nurre Jõesaar õppisid ja Kotsar, et sinna nagu selliseks teiseks, kolmandaks treeneriks. Nagu uuriti, kas oleks mõeldav ja ütleme, eks see nagu välismaale liikumine, eks ta sõltub ka päris palju nagu tuttavate treenerite liikumisest, et siin on nagu arutelus on küsimisi, et kui mina saan, kas sa tuled kaasa ja aga hetkel nad sinna on jäänud ja ei kurda ka hetkeolukorra üle, et minu hinnangul Rapla on kõige vingem koht, kus Eestis korvpalliga tegeleda. No millised üldse Toomas Annuki suured sihid treenerina on? Julged sa siin seda välja öelda? Ei, ma arvan, julgen küll, aga ma ei ütle. Räägime natukene Ameerika teemadel ka. Väga palju noori mehi on meil nüüd sinna Ameerika poole üliõpilast korvpalli mängima minemas. Ma tean, et sina oled neid väga paljusid sinna ka aidanud. Millest selline tendentsi muutus nüüd viimasel ajal on tekkinud, et meil paljud noored on võtnud pigem selle Ameerika suuna? Millest see muutus, ega ei oskagi öelda, kui esimesena siin nüüd üle pika ajaks nagu Janari Jõesaar Ole Missi 2013 ja enne teda oli veel high school'is seal USA-s. Et eks tema minek kindlasti mingil määral nagu tekitas neid kontakte juurde ja ka tema tuules või tänu neile kontaktide õnnestus meil aidata sinna ka Rauno Nurge ja Maik Kotsar. Ja loomulikult, eks see maailm on ka meie jaoks avardunud ja osa need skaudid, värbajad on kindlasti ka leidnud Eesti nagu noored korvpallurid üles, kes noortekoondis on tublisti toimetanud ja ennast seal Euroopas mingil määral ka pildile mängid. Et ju see kõik on seotud omavahel, et mille tõttu järjest aktiivsemaks ja sinna siirdumine on läinud. Et noore mehe jaoks, ma usun, see üliõpilast korvpalli aastad, nad on eluhed parimad aastad. Et mitte ainult spordi tegemise mõttes, vaid ka elukool ja muud kogemused, mis ka tulevad, on seda väärt, et see ära proovida. Tuleme lõpetuseks veidi ka koondise juurde. Sa kindlasti uue peatreeneri käe all neid koondise mänge nägid. Mis mulje sulle see asi jättis? Sa ise pole viimasel ajal väga palju nii-öelda korvpalliliidu kaudu nendes koondiste tegemistes olnud. Et mis mulje sulle uus peatreeneri ja peatreeneri käe all mängitav mäng jättis? Ei, pigem väga okei mulje jättis, et ise käisin saalis selle Itaalia mängul ja täitsa äge feeling oli ja ei saa nagu midagi nagu sellist paha välja tuua, et natuke uus lähenemine, selgelt nagu suund noortele võetud, võib-olla ma päris sellega pole, et seal nagu mingi aastaga, kui mängijad nüüd kuidagi kahe silma vahele jäetakse või sinna pingile unustatakse, et aga eks see on peatreeneri valik ja elu näitab, kui õige see lähenemine on, et aga ei, pigem nagu kõik on nagu positiivne ja selline huvitav minu jaoks, et tuli treeneri väljast ja kes jätab väga hea intelligentse ja laialama ringiga treeneri mulje, et ainult edu. No kas me võiks sind ka kunagi võib-olla Eesti rahvuskoondise pingil näha? Ei tea siis küll, mis rollis, aga oleks see sinu jaoks huvitav väljakutse? Sa mõtled, et mängija roll on ka võimalik või? No enam vist mitte, ma pigem paneksin ikkagi sinna kuskile treeneriks. Kunagi ei tea, eks kindlasti ta võiks huvitav väljakutse olla ja koondis on koondis, et noortekoondistega olen EM-il käinud ja ka naistekoondisega ja see on ikkagi selline teismoodi jällegi protsess ja täpselt samamoodi nagu iga treeneri töö on ta hästi kasulik ja huvitav ja arendav ja väljakutsuv. Elu näitab, saab näha. Igal juhul, Tom, aitäh sulle, et leidsid selle aja, et veidi juttu puhuda. Edu ja jõudu sulle sinna Peipsi äärde. Ja, aitäh sulle edu, ole tubli. Ja nüüd, kallid vaatajad, päeva 3. lahing juba mõne aja pärast teie ees, kui varsti tulevad väljakule Pärnu Sadam Transcom ja Tartu Ülikool.